Jaani ja Juura talust, et seal on midagi jõe ja vähipärast juhtunud. Tead, sa pole tegelikult pooltki kuulnud, Morikene. Sa tead, oi, see Jaan ja Juura on ikka uskumatu lugu. See on nii ennekuulmatu lugu, kujutad sa ette? Oi, ma kohe räägin, kohe. Kujuta ette. Nii, Jaan ja Juura ühel hoidikul läksid Jaan ja Juura heinamaale niitma suvilu. Jaa, kui sa näed, on kiiremini tule. Meil on tead, aga see päike ei olnud veel metsa taga. Kui need kaks just nii siin nagu segasked. No vot, niisid ja siis ühel hetkel. Just ette mina kuulsin seda oma kõrvaga peaaegu. Kui Juura siis käskis Jaani. Jaa, mine nüüd jõele ja püüa väht või kalake, et tema leiva kõrvalik saaks. No kas see Jaan midagi vastu kaardale ütles? Jaa, ära aja mind naerma, ma isegi ei oska naerda enam selle peale. Ja läkski. Tead, ta oli väsiv nagu vana mees ikka, vaid nagu kuldrukkis ja muidugi läks, ei pilgutanud silma ka. Vaata, kui need püksid on ikka naise jalas. Ei siis mees vaidlema hakka. No ja kas ta sealt jõest midagi tõi ka? Kas tõi? Oo jaa. Vähis oli. Jaa, ja tead, see ei olnud niisama vähk. See vähk oli, ei, see oli 2 lavakinda suurune vähk. No sellist ei ole küll mina oma elus näinud ei ole. Eks ole, ja ta leidis selle ju esimesest tutkast, just kui keegi oleks selle sinna pandud meelega. No ja. Eks ole, ega Jaan ju ka ei olnud näinud sellist suurt vähki. Aga tead, see vähk hakkas ju rääkima inimkeeli. Rääkima? Jaa, selgelt ja arusaadavalt. Inimkeeli? No päriselt. Päriselt? No päriselt. Mis sa rääkid? Jaa. Oi vennike, lase mind palun lahti. Jäin siin päikese käest tukkuma ja enne ei ärganud, kui sinu käed minu sõrgades kinni olid. Aga minu 100-aastane liha ei saa sulle mitte maitsema. See on visam kui hundi. Ja peale kauba, mina olen kurja nõiduse väiks muudatud inimene ka veel. Ai vähivennike. Ära pane pahaks. Kui ma su palvet kuulda võtta ei saa. Tead, mina omalt poolt laseksin sind segamaiga alla. Kui mul kige naine ei oleks, kes mulle haiget teeb, kui ma peaks tühjade kättega koju tagasi minema ja pealegi tunnistaksin talle, et suure õnne saagi käest alendas. Aga sina sa ei pea ju oma naisele rääkima. Jah, kulla veidike, kui sa võtti annaksid mu naise avaldus, kuidas tema oskab minu hinge tagant kõik saladused välja kiskuda, siis räägitsid sa hoopis teist juttu. See, mida tema ei saa libeda meelitusega, selle kisutab välja tigedusega, nii et mul ei ole võimalik tema eest midagi varjula hoida. Kuule, mees, okei mees, mina näen, et sina nende seast oled, kes naise piili järgi tantsima peavad. Ja minul selle läbi sinust ikka suur kahetsus on. Aga et kahetsus midagi ei aita siin, siis ma võin sulle midagi sellist tuua, mis su naise seda hirmu sinu vastu peaks natuke leevendama, kuule. Mis sa sellest arvad? Tead, kui see tõesti kõik oleks võimalik, et mul sinu päästmise pärast oma naisega tüli ei tekiks, ma laseksin siit segamaid alla.
kättega koju tagasi ei läheks. Kuule, see oli juuksed. See, pane see mütsiladu sinna jääle. Jõe. Jääle jah, tõesti niimoodi. Kübar, kalu, täis. Oi, kes sellist ilmaimet enne näinud on. Kübar on hääleni haladega täidetud. Jaa, vot sellest vägipildist näedki sa tegelikult, et sina arvad, et mina olen väike, aga tegelikult mina olen suur ja minu võim on suurem kui sinu oma. Nii et kui sul järgmine kord jälle kala oleks vaja, siis võtad oma kübara ja ütled samad sõnad, mis enne. Kübar, kalutäis ja mobiiltelefon tuleb välja hoida seda. Ja seda juhib. Nii, ja siis sa näedki, kübar on kalutäis. Ja kui sul veel mõni tahtmine tuleb tulla, siis endiselt hoiad mobiili väljas ja ütled. Enne tuled siia jõe juurde, vot kui ajavad segadusse. Vot, ja siis tuled jõe juurde ja ütled, et vähvennike urkast, must mees kõrgjas. Ja siis ma tulen, täidan kõik sinu soovid mulle. Tead, No, ma hoian seda saladust nii kaua kui võimalik oma naise eest harinud. nii. Olen sa tänatud nende kalade ja lubamise eest. Kalda. Külamees, Jah, aga korv, mis korv, võta korv kaasa, mina vabasta mind ära, mina kõik on tegi, mis vaja on. jah. Ma ei tea, kus sa panid see, et võta? Kas tuleb koht teada? Mõni kord. No ja siis ma saan aru, et see Jaapani sealt jõed tagasi eluga ja tervelt ja üksinda ka. Ta tuli eluga ja rõõmuga, üksi päriselt mitte. Tal oli ju kübar. Oi, see oli niimoodi kalutäis, et see õrnadki paindusi. Sellist saaki ei olnud Jaan näinud ise ka, ei enne ega pärast. Mõni ime siis, et juula rõõmustas. Oi, see juulakene, kujutad ette. Tema nägu läks pehmeks nagu soesaim. Rookis kalad puhtaks, raputas soolakest peale ja pani kajaga ju tulele kohe. Aga Jaan? Jaan, oi no tema istus ja vaatas ja kuulas. Sest nii palju häid sõnu ei olnud Jaan ju oma naise suust kuulnud. Ei enne ega pärastki. Ja läkski neid ja alguses ju päris rõõmsalt. Mõlemad tead kiitsid ju oma elukest. Elu läks ikka paremaks, Jaa. kindlasti, eks ole. Jaa. Noh, nädala jagu elasid ehk nagu peale mesinädalaid, just oleksid julmast äsja tulnud. Jaan käis iga päev jõel, tõi värsket kala ja niimoodi nad iga päev sõid ja kiitsid oma elukest. Aga nagu sa tead, eks iga õnn ole habras. No mis sa sellega nüüd mõtled? Ohoo, ühel pühapäeva lõunal tuli juulale külla tema naabriemand Kata või? Kata ja sealt see lugu alles pihta hakkas. Ja tere, juulakene. Juba ukse peal lõi lõhn vastu. No mis teil siin head ka kohe tehtud on? Näed, kalajõest, värske, nagu näed. Aeg. Kas sa sööma tuled? No ikka tulen kui kohe. Las ta käib. Vaata, kui hea nad on. Kas ta hea või ei hea?
jah. Aga ega siis inimene koha peal igavesti elab. Kuidas nii? Noh, vaata see igapäevaselt kõlab nii, aga vaata pidupäeval annab liha ikka õige rammu. Tead, mul käis eile lihaveed. Terve ilm oli seda lihatõusna käis. Mul mees ütles kohe, et no nii tublit perenaist, kui meie talus pole mitte üheski kohas. Aga noh, kuule, mis sina ikka sellest räägid? Ma räägin, et pidupäeval on lihaveed ikka kõige parem. Et igapäevaselt kala võib süüa, aga pidupäeval on ikka kohe teine iga. Jah, aga jah, see vaati vist. Mis pergel lugu see on? Kas sa midagi paremat mulle ei jõua lauale tuua, kui need kalaraiped? Need on nii läinaks läinud, et süda ei taha need enam vastu võtta. Mida sa siis kalade asemel igatsed? Teate, värske lihaga keedetud leeb ja sealiha. Mulle täitsa mokka mööda. Ja seapraad ja kooki, seda ma tahan ka. Oi, luulatune! Kuidas ma sulle merest seapraadi ja magusat kooki püüan? Tead, siis mine püüa seda metsas. Metsas? Mis need sõnad olid? Vennike urtast, mustmees kõrtlast. Käe! Märgu olid puides. Seda pidi oled. Kes sa tahad? Tead, mina omalt poolt ei tahaks küll mitte midagi. Aga minu naine ei taha enam värsket kala, tema igastab teist toitu. Teist toitu. Mis toitu ta siis ibatseb? Mis need olidki? Värsket lihaleib, seapraadi, magusat kooki. Ei, magus on liias. See, olgu, lähed koju, võt niimoodi, kõnnid ja siis hommikul väikese sõrme on 3 korda lööd söömalaua pihta, on söömalaud sul? Väga hea. 3 korda lööd ja ütled värsket lihaleent ja sealiha lõunaks lauale ja siis lõunaaeg on laud täis, aga vaata, et sa oma naise himude järgi kogu aeg ei tee, muidu sellest rohkem hullu kui kasu oleks, eks? No näed siis, Jaanike. Eks ma ütlesin sulle, et kui merest ei saa, siis otsi petta. Vaata, kui tubli mees sa oled. Sa veemus veel. Palju. Ega tubli ja näed, vaata, seapraad nagu jõululaual. Istu söögu sul seda, sul on tarvis, näed. Söö, see tükk on just sulle. Nojah, kuidagi sai.
see liha ei saa ju niisama kotti. Ja kuule, koogid, need ei kasva metsas. Kuule Jaak, me oleme üks pere. Sul ei ole mitte midagi varjata. Juura, ma lubasin, noh. Lubasin? Tegelikult räägi mulle. Ma ei pahanda, ma tahan lihtsalt teada. Ära välja, palun. So, sa ei usalda mind. Mina arvasin, et meil pole mingeid saladusi. Niimoodi. Sul on teine naine, jah? Tunnista üles. Tema tegigi need koogid sulle. Ja mulle. Asi pole üldse selles. Milles siis? Jah, seal ühes ööl üks päev. Vähk? Vägev vähk. Ma räägin inimeeli. Tema ütleski minna nende kalade ja liha ja magustoitude. Vähk räägib seal, jah? Kuule, aga mis viga siis meil enam ei ole? Kuule, kui sul nii vägev sõber on, ma ei juba ammust aega põlgan neid talurahva riideid ja tahaksin endale uhket emanda ülikoolida. Mine ja too mulle emanda riided. Ja muideks, uhket emanda riided, seapraad ja magusad koogid, need ei mahu talugu. Vähk ja meile mõisa muretsema, et mina saaksin sealt proua viisil elada. Oi jume. No sulgu küll enam heaks kuidagi ei pöördu. Ei pöördu ja kui see Juula juba mõisa tahab, ei ole tal enam ei piiri ega pidurit, mitte midagi. No kas see Jaanikene natukenegi püüdis selle Juulale vastu hakata ka? Püüdis, aga Juula, see ju ei anna järele. Aina kordas iga päev. Mine jõele, mine too kala, mine küsi, mine too talle proua elu. No vot, Juula, eks ole. Nii et mehel ei olnud kodus enam asu. Ei, mitte mingisugust. Nii kui maha istus, algas üks mormine. Nii kui püsti tõusis, algas üks käsutamine. Nõdermees, pehme loomuga. Ja pehme, nii pehme, painuta nagu palvitsa. No aga mis siis sai, Vaat siis ühel hommikul läks tema jõele. Tead, ta läks nagu mees. Nagu inimene, kes enam ei tea, kuhu poole pöörduda. Tal oli ainult üks mõte peal. Kui Vähk ei suuda seekord tema tahtmist täita, kukutab tema end jõkke ära. Taevas, halasta, mis No korragi. seda on. Vennik, Urmas. Mis sa tahad? Mis sa tahad, Vennik? Ja mina omalt poolt ei tahaks küll mitte midagi. No, mis siis? Kes tahab? Aga minu naise soovimist. Ei tule lõppu. Mida seekord tahab? Kuigi tal iga päev on seapraad, magustoit laual. Ei leppida enam roogadega. Ma küsisin, mis sa siis tahad?
seal riideid endiste hilpude asemele. Uhkeid hilpe sa räägid. Palju võrd. Tema peale läheb muidugi riiet palju. Aga olgu, sinu naise tahtmine seekord saab täiesti. See ei ole kõik. See ei ole veel kõik. Seda riided. Mõisad. Proua nime tahab ka ka. Mõisad ja proua nime. Presidendiks ei taha või hakata? Seda ma ei tea. Kõik tahab. Kuule, aga kuidas ta nende asjade peale tuli? Ole vastu kaugele. Okei. Vägev. No. Mu naine peksis mind iga jumala päev nagu vaenlast. Kui ma pidin talle tunnistama, Mida? et sina olid mind kõige saamistanud. Oi joo! Ai nii, mis nagu saaragi. Sinu rahu ja sinu õnn ei on nüüd otsas peaaegu. Su naine ei anna sulle enne rahu, kui kõik teie õnn on nagu käega pühitud ja. Olgu. Seekord ma veel aitan teid. Aga 14-päevane garantii, mitte rohkem. Ei saa kuulda, mida ma tahan teha. Ma tean nüüd kõne. Lähme istuma. Naised, palun! Ei lähe sisse mulle tundub. Kes puudutab? Tuus kõik on, mis sina siis mõtlesid?
Kas teie kõrgeausus tahab äkki, et ma korraldaksin vastuvõttu või palli või lihtsalt imetlemise tunni? Ma tahan vaikust, lihtsalt vaikust. Bravo, bravo! Kuidas küll mina ise selle peale ei tulnud, et vaikus võib olla nii kuldne. Teie hääl kõlab juba käsule enne mingi suu avata. Köhimine ei ole lubatud. Ja kes see üldse on? Las köhi. See on minu mees. Teie mees? Teie kõrge aususel on päris eriskummaline maitse. Kas ma tohiksin selle paigutada kuhugi, kus ta vähem silma paistab? Las olla. Praegu ei. Mul on teda vaja. Teie kõrge aususega milleks? Teil olen ju mina täidan kõik teie soovid. Kas te tahaksite uhkemat saali või vägevamat trooni või... Mina tahan rohkem, veelgi rohkem. Ma ei taha, et inimesed mind teenisid. Ma tahan, et inimesed mind kardaksid. Te olete jumali. Täpselt. Minule see täitsa meeldib. Ja muideks, mina ei taha enam kohe mitte kuningas olla. Mina tahan veel rohkem ja sellest peab sina ja sinu sõber Kätt mind aitama. Mida sa siis veel tahad, kui kuninga põlv sulle ka ei sobi? Ja ma tahan jumalaks saada. Nüüd oled sa naine täiesti hulluks läinud. Tee, mis sa tahad, aga seda palvet mina vähemalt viima ei lähe. Ja vaata täipunka, kas sina tohid minule oma laulatatud naisele ja veel peale kuningale vastu hakata. Silmapilt täida minu käest või muidu ma lasen su elu veel võtta. Surema peale kõik, ükskõik kuidas ma otsa leian, kas kurjad tigedad naise ehk vähi. Hea küll, ma täidan selle käsu. Vähpennike hulkas mustmees kõrkles. Vähpennike hulkas mustmees kõrkles. Vähpennike hulkas mustmees kõrkles. Mis sa tahad? Tead, mina omalt poolt ei taha. Aga minu kuningaks tõusnud naine, tema ei anna mulle raha. Mida ta siis nüüd igatseb? Sa ei taha teada. Ta tahab jumalaks saada. Jumalaks saada. Kuule, sinu naine on heaks.
aga sina oled veel hullem kui jamps, et tema pilli järgi tantsid. Tundsin, kuidas naavin mu jalge all põrus. Silmi laiemale seletades ei näinud enam jõge ega vähti. Laine leeval väljal seisis üks hunnik. Kui ma sinna lähemale läksin, nägin seal sealauta ja oma naist närakates hilpudes nurgas sõnnikuse pahma peal maas. Riske notsu tema kõrval. Noh, te tulitegi lõpuks siia. Mina sündisin siia. Teie aga tulite tahtisega. Algul tahtsid kala, siis liha, magusat kooki, mõisat ja uhkeid riideid ja taevast ja maad. Kõht on aga kõigil ühesugune. Söö, maga ja ole õnnelik. Muu ajab lihtsalt suu lõhki. No näed, kuhu see kõik välja viis. Juh, alguses tahtsin natukene paremat elu, siis veidi uhkemat, lõpuks soovisid ju kõike. Nii see on. Ja mis sellest sai? Sai mitte midagi. Täpselt samas kohas on nad tagasi ja nüüd pole ka unistusi neid. Nii see on, ega vanasõna ilmaastata ütleb Suur tükk ajab suur lõhki.
Teine lugu, et miks me siin Hiiumaal ikkagi oleme ja just nimelt siin Kõrgestaare mõisapargis. Mõned aastad tagasi tekkis mõte, et avastame etenduse kitsetarvest, kes oskab lugeda 10-ni. Ja seda me tegimegi. Aga meil tekkis selline mõte, et ei ole vaja pikka juttu teha, et teeme sellisele liikumisele, ehitame selle üles. Meie Marju, meie tantsuõpetaja, kuna kogu selle loo autor on tegelikult Norra kirjanik, siis Marju vaatas natukene Norra rahvatantse ja tegi meile liikumise sellele etendusele. Aga ei hakanud ka kostüümidega midagi mingeid kõike tegema, mõtlesime, et meil võiksid olla toredad viigitud mütsid. Ja kui ma olin natukene otsinud, siis ma leidsin sellise toreda meistri, Natalja Tsekk, teie oma inimene. Tegi meile siis mütsid. Ja niimoodi me siis seda etendust lavastasimegi, et meil olid toredad vingitud mütsid. Ja kui ma siis Nataljaga suhtlesin, siis ta kutsuski meid, et näete, te saate ka aitäh, ikka meie tuleme ka meeldima. Tore lavastus. Nii, ja siis ma temaga suhtlesin ja ta ütles, et tulge siia esinema. Me suurema rõõmuga võtsime paar aastat aega, aga siis ta nurkas ka nagu tagant seda vankrit veel ja nüüd me teeme siis teile selle lõpetuseks selle tantsu, mille siis Marju selle etenduse jaoks tegid. Te käisite sellega muide isegi Läti maal. Õppisime paar lätikeelset sõna ka selgeks ja tegime läti keeles ka ära.